Mina olen siis Piret. Minu ametikoht on siis klienditeenindaja ja olen töötanud siis Rademaris peaaegu 2 aastat. Ja ma olen Martin. Umbes pool aastat olen töötanud siin ja minu tööamet on rattamehaanik töökoht. Meie töö eesmärgiks on innustada ja motiveerida inimesi siis aktiivsele eluviisile. Ja muidu ka siis näiteks, et pakkuda just selliseid meeldivaid kogemusi. Siis ikkagi, kui lahkutakse ka mingi tootega, siis jääb mingi eremälestus ka kaasa. Peamiseks tööülesandeks on siis klientide teenindamine, kliendi märkamine kõigepealt muidugi, kliendile lähenemine, kliendile vastavate toodete leidmine ja muidugi ka enda osakonna korrashoid, et siis mina vastutan enda osakonna eest. Ja muidugi, kui kõrvalosakonnas on abi vaja, siis ma alati lähen ja aitan, et ei ole niimoodi, et ei ole minu osakond, siis ei lähene. Rattamehaanikuna mulle lisanduvad siis rataste kokkupanek, üldine see väljapanek ka, et kõik oleksid täpselt omal kohal kategooriate järgi, hooldused, mõnikord ka mingid pisireguleerimised siin-seal, siis ka näiteks, et varuosade hankimine erinevatest poodidest ja üldse teiste rattamehaanikutega kommunikeerumine, et ja õhtul siis ka poe sulgemine, korrastamine, kassa tegemised. Graafiku meile töö juures koostab PUA juhataja, et siin on nii võimalik kas täiskoha või osalise koormusega olla tööl. Tööpäevad on siis enamasti kas 10-st 8-ni või siis 11-st 9-ni. Väga palju on meie kollektiivis poisse ja tüdrukuid, kes siis käivad kooli kõrvalt. Muidu siin on ka meil soovipäevad olemas, et siis ongi see, et saate ise valida mingid kindlad päevad kuus, kus oleks kindlasti vaja vabaks saada. Siis need võimalikult vara ette teada ja siis võetakse arvesse. Kui võimalik, et siis võimaldatakse ikka alati töötajatele need vabade päevade soovid. Ja omavahel on siin ka võimalik töötajatel vahetada päevi. Et kui näiteks ongi see, et just 2 inimesel korraga oleks vaja mingid päevad vabaks saada, nendel omavahel täpselt klapikski, siis see on omavahel kokku leppimine, juhatajale teadaandmine ja siis ikkagi saabki nii. Töö on selline liikuv, et tegevust jagub alati. Et ei ole põhimõtteliselt kunagi sellist päeva, et mitte midagi oleks teha, alati leidub midagi teha. Töövahendeid on minul rattamehaanikuna rohkem, sest ongi ka natuke tegemist erinevat. Et mul on siis igasugused erinevad tööriistad, millega ma siis rattaid panen kokku, neid hooldan, parandan. Peamiselt siis veel on töötelefon, millega ma saan siis teiste mehaanikutega suhelda ja arvuti, kus siis saab kõiki tehinguid ja tellimusi vormistada. Rattamehaaniku töö puhul tuleb kasuks tegelikult see, kui on mingisugust varasemat tehnilist kogemust või teadmisi sellest valdkonnast. Suhtlemisoskus igati kasulik ja vajalik tegelikult, keelteoskus, mida rohkem seda uhkem ikkagi. Väga suur pluss on, kui sul on eelnev kogemus spordis, et kui sa ikkagi saad oma isiklikku kogemust edasi anda kliendile, see loeb kõige rohkem, et see mõjub kõige paremini, ma arvan. Et kui on pealehakkamist, kui on teadmisi, kui on motivatsiooni, kui on mis iganes, kui on, siis tule. Karjäärivõimaluste puhul on see, et me kõik alustame siin ikkagi õpilastena, siis pärast katseaja läbimist saame me täiskohaga töötajaks, et mina siis hetkel olen noorem mehaanik. Sealt edasi on võimalik areneda vanemmehaanikuks, üldiselt ka vanem klienditeenindajaks. Sealt edasi siis juba ongi poe juhatajaks, sealt edasi juba kontorisse. Meeskonnatöö on suht võti. Siin ei ole kunagi sellist asja, et me näeme, et näiteks mõni kolleeg mingist tootest ei tea päris täpselt nii palju kui võiks, siis me alati ikkagi läheme abiks. Et niisama kõrvalt passimist ei ole kunagi. Parim asi ikkagi mina ütleks on see, et sporditoetus, et me mõlemad oleme sellised tõsised jõusaali fännid. Et siis ongi see, et selle kaudu on meil võimalik seda rohkem harrastada. Muidu ka igast täiendavad koolitused on siin, treeningplaanid, et kuidas üldse uusi aidata nendele sisse elada. Et ei eeldata ikkagi kohe, et tead igast tootest täpselt kõike. See ikkagi tulebki aja pikku, aga siit ikkagi ettevõttega teeb omapoolse panuse, et ikkagi
võimalikult kiiresti, võimalikult palju teada saaksid ja omandaksid. Brändikoolitusi teeb ettevõte ka aeg-ajalt, et alles käisin siin Riias kolleegidega, et oli Adidase siis koolitus, et hästi spetsiifiliselt räägiti siis jalanõudest, riietest, et hästi selline hariv. Tavaliselt peale koolitusi alati on niisugune hästi räige motivatsioonipuust inimestele selle infoga kohe peale lennata. See amet võiks sobida kindlasti sporti armastavale inimesele ja väga julgele inimesele näiteks, kes soovib võtta uusi väljakutseid. Entusiastikule inimesele kindlasti sobib väga hästi. Et jah, kui on isegi natukene spordi vastu huvi, siis kindlasti tasub kandideerida, sest et kunagi ei tea, võib-olla siit saabki asi alguse. Te koheselt ei peagi eeldama iseendalt ka seda, et oledki ekspert, tead kõigest kõike. See ikkagi tulebki ajapikku. Lihtsalt ongi julgust ja avatust, et ikkagi minna inimesega suhtlema. Sellest asi alguse saabki ikkagi. Et mina soovitaks kindlasti vaadata üle oma CV, täita konkurssi õigesti ja tulla meile tööle, et liikumiseks loodud ja Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.